Aga siin on üks põnev küsimus, mida sa järgmisena endale esitad ja see on, aga mida ma teen siis, kui? Ja see meenutab mulle Ailari koolitust paar aastat tagasi. Ailar istub seal üleval, ma täpsemalt ei ütle kus, aga ta on viimases reas seal ääres. Ailaril oli selline noorte ettevõtmine, korraldasid koolitusi ja kutsus mind ka ühel ilusal päeval esinema ja Ailar küsis, et millist tehnikat sul on vaja. Mina ütlesin, mul on vaja arvutit, mul on vaja kõlareid. Okay. Ja endale omaselt ma olin ikka jälle tund aega varem kohal selleks, et vaadata, kuidas asi seal välja näeb, kuidas ruum välja näeb, mida seal tegema peaks. Ja siis ma näen, et kuidas need Ailari kamraadid seal möllavad mingite kõlaritega. Keegi kusagil kodust kaasa tassinud selle muusikakeskus, siis nad möllavad nende kõlaritega ja nad ei suuda seda kuidagi tööle saada. Ja ma ütlesin neile, et okei, ei ole probleemi, et ma võtan oma kõlarit kotist. Ja aga mul ka täna kaasas, eks ju. Võtan oma kõlarit kotist, ühendan ära ja siis keegi Ailari kamraad küsis solvunud mu käest, et miks sa käskisid meil siis kõlarit kaasa? Mõtlesin, just sellepärast käskisin, et on ju näha, kui osavad te siin olete sellega, eks ju. Et kui mina ei oleks enda omi kaasa võtnud, siis mul oleks ka kõlarit, mida kasutada. Sel aastal talvel käisin Tallinna noortevolikogul ühte koolitust tegemas ja Haapsalus oli. Ja jällegi ma küsisin korraldajalt, et mis kell ma kõige varemat kohale võin saada. Koolitus pidi algama kell 12. Ma ütlesin, ma tahaks umbes kell nii 11-15 kohal olla, et ruum üle vaadata. Ta ütles, ei, et me saame ruumi ikka alles kell 12 kätte. Aga mina arvasin, et see on ikka täielik jama, sest ma olen hästi palju käinud ja ma ei ole näinud, et viimasel hetkel sulle ruum antakse. Ikka sa saad selle varem. Niisiis, kell 11-15 oli ma kohal, teadsin, et 18 inimest tuleb mind kuulama ja kell 11-15 kuulajatest ei olnud veel kedagi kohal, aga see on täiesti tavaline. Ma panin kõik oma käeala järgi valmis, vaatasin, et ruum oleks valmis pandud. 11.45 hakkasid need kuulajad saabuma ja keda ei tulnud, oli see korraldaja. Ma helistasin talle, et kuule, kus maal sa oled ja tema ütles, et tead, et me ei saanud Tallinnast õigel ajal minema, et me jääme umbes pool tundi hiljaks. Mina ütlesin, ei ole probleemi, et kas ma võin varem alustada. Ta ütles, alusta. Mina küsin, et kuule, kus see projektor on, mida sa mulle lubasid? Ja tema siis, et sul on projektorit vaja. Et see on minu käes. Eks ju. Kui need slaidid, mida te siin seina peal praegu näeksite, koosneksid või moodustaksid terve minu esinemise, siis oleks ikka jama lugu. Kui minu esinemine koosneks loengust pimendatele, siis oleks jama lugu. Eks ju. Sest ma arvan, et see on kõige tähtsam. Minu jaoks ei ole need slaidid kõige tähtsamad, mina olen selleks valmis, et midagi juhtub ja mul on alati need lahendused valmis. Nii ma ütlesin sellele tüdrukule, et kuule, et kui sa pool tundi hiljaks saad, tule kohale, et ma ei katkesta isegi oma juttu, lihtsalt panen see projektor sinna laua peale ja ma oma jutu keskel ühendan selle ära, panen tööle. Ja nüüd ta jõudis kui pool tundi hiljem kohale, pani selle projektori laua peale ja seda rõõmu ja õnnistus suur, see projektor ei töötanud. Siis tal oli virne läbi põlenud. Minul ei olnud sellest lugu, aga ma ei ole kindel, kas minust järgmine esineja sellega arvestanud oli. Nii et alati, kui sa kodus esinemist ette valmistad, siis mõtle, mida ma teen siis, kui, ja siis sinna 3 punkti taha mõtle, mis valesti võib minna ja pane lahendused valmis. Ja nüüd väike küsimus sulle, mis minuga, ma pean korraks ütlema, et mina tulin Pärnust täna, ma olen Pärnu inimene, jah. Mis minuga võiks juhtuda, et ma neid ägedaid slaide teile näidata ei saaks? Hakkake järjest pakkuma. Elekter läheb ära. Elekter läheb ära, see tähendab seda, et me kaotsin kuskil siin pimedas ruumis ees. No okei, ilmselt me koliksime sinna teise ruumi. Ma olin täna kell 11.40 juba siin kohal, 1,5 tundi varem või tund aega varem, kui minu esinemine pidi algama. Ja ma vaatasin juba ära, kus mis on, eks, nii et ma olin valmis selleks, et me peame kusagil teises ruumis olema. Ma ei saaks teile võib-olla neid esindlusi näidata, aga tühi sellest. Ma olen täiesti kindel, et laias laastuste kokkuvõttes nendest väga puudust ka ei tunneks. Mis minuga edasi võiks juhtuda? Oletagem, et ei lähe elekter ära. Elekter on olemas. Mis võiks juhtuda, et ma neid slaide teile näidata ei saaks? Need jäävad Pärnusse. Kuidas? Need jäävad Pärnusse. Et need jäävad Pärnusse. No jah, aga ma saatsin need Martinile, kes nõudis, et kolmapäevaks peavad olema need kohal. See on hea nõudmine, alati nõu ette, eks ju. Saatsin ta ära, siis ta kirjutas mulle, et tema arvuti ei ava neid ja siis me konsulteerisime, et mida siis peab tegema selleks, et nad avaneksid ja siis me veel enne siin, kui see Liina lõpetas, me vaatasime, et kõik töötaks. Nii et Martinile olid nad saadetud. Mis edasi võib juhtuda?
tuletõrjeõppus, see on küll esmakordselt, kui keegi seda pakub. Tavaliselt pakutakse, et meteoriit langeb tuppa või ma ei tea. Ühe korra pakuti, et mustlased andsid tänava peal peksa, võtsid koti ära või. Okei, tuletõrjeõppus. No teeme selle õppuse ära, ilmselt siis ma peaksin kärpima oma esinemist, eks. Et ma tean, et mul on antud 2 tundi, kui tuletõrjeõppus kestab, ma ei tea, 30 minutit, järelikult ma peaksin pool tundi lühemalt rääkima. Ma olen selleks valmis. No mõnikord öeldakse, et ma ei tea, et see arvuti, mis seal Martinil on, ei tööta, aga ega tol aeg loll, mul on oma arvuti kaasas ja seal on materjalid, eks. Aga oletagem, et minu arvuti ka ei tööta, mis siis edasi saab? No, ma enne, kui ma siin istusin, ma nägin mitut arvutit siin. Ilmselt ma lepiksin sinuga kokku, kuidas ma saan sinu arvutit kasutada ja näed, siin on minu mälupulk, kus on kõik minu materjalid ja nüüd keegi tahab öelda, aga mälupulk ei tööta, siis minu ütlen, ega tol ajal loll, mul on plaat ka. Ja nüüd keegi teist nupukamatest ütleb kohe, et aga plaadid, vaata, saavad kriibitud või nii. Aga mul on, muuseas selle plaadiga on nii, et iga aasta alguses ma teen uue plaadi, kus on kõik minu materjalid peal. No jah, aga mul on eelmise aasta versioon ka. Ja uuematel arvutitel pole DVD lugejat, eks ju, mu enda arvutil ka ei ole. Siis on meil kõik võimas internet, mul on veel materjalid internetis. Ja nüüd, kui keegi ütleb, et ma ei tea, meteoriit langeb sisse või midagi nii, mäletan ühel koolitusel keegi härra ütles, kui me siiamaal olime juba jõudnud, ta küsis, et kui ikka nii palju asju ühel päeval valesti läheb, et kas siis ei peaks eriala vahetamisele mõtlema. Ja ma küsin, kui suur on tõenäosus, et see kõik siin nagu ühel päeval juhtub. Mis ma selle kõigega tahan öelda on see, et mõtle, mis võib valesti minna, pane lahendused valmis ja enamasti ei lähe sul neid vaja, neid lahendusi. Aga kui sul neid vaja läheb, siis sina oled selleks valmis. Mul on isegi omaenda viltpliiatsid kaasas. Need, kes on vähegi teist esinemas käinud, siis te teate, et teile lubatakse kokku maad ja ilmad ja siis on teil siin tahvel ja lõpuks on seal vildikad, mis krigisevad. Mis ei kirjuta mitte mingil moel. Mul on isegi omaenda vildikad kaasas. Ja see ei ole ju raske minu jaoks valmis panna. Enamiku nendest lahendustest, mida sa siin näed, need on sul 10-15 minutit ja nad on sul tehtud. Plaan B on äärmiselt oluline.